Alright. Well, tere hommikust kõigile. Ja ma ei tea, kas tunned ennast nagu lumevang täna hommikul või mitte, aga see on natukene sundolukord. Ja et ma tahan võib-olla adresseerida või puudutada mõningaid asju täna. Lihtsalt mis tuua rahu ja võib-olla tuua sellise nagu lihtsa pildi, kuidas meil tuleb keskenduda aegadel, kus ühiskonnas ja mõned asjad lähevad nagu natukene liimist lahti. Ja see kartus, see on nagu fantaasialikuks tõesti läinud nagu globaalselt ja isegi kui mingi haigus sellega ei kaasne nagu lahtine kõht või midagi niiviisi tualettpaber nagu see on esimene asi, mis kaob ära riiulite pealt. Nüüd on see loogiline, sa ütle mulle. Aga ma tahan, et me toome tähelepanu Jumalale peale täna, sest et katkud on ennem olnud ja haigused on ennem olnud, viirused ja sellised gripid on ennem olnud ja nad on praegu ja tulevad ka uuesti tulevikul ka ja mõni neist on natukene omapärasem teisest. Aga tähtis on see, et kui sul on usk Jumalasse ja su meel ja mõttemaailm on ankrus temas, siin pole nüüd ega kunagi mitte ühtegi põhjust üldse kunagi karta. Me vaatame mõningaid asju täna, mis võib-olla nagu kinnitab teie usku just kuidas majandada oma mõttemaailma just kartuse suhtes, toidame natukene midagi selle koha pealt ka, nagu mis Jumal on öelnud nagu ka tervise suhtes. Ja minu eesmärk siin on üks hästi lihtne ja kompaktne sõnum jagada sellest, et lihtsalt kuidas meie meel võiks olla Jumala sõnas. Rutame siis nagu kohe Jumala sõna juurde ja läheme Jeesuse sõnade juurde Johannese evangeeliumis esialgselt ja me vaatame siis Johannese 14. peatükis. Ja loeme siis esimene salm, see on Jeesuse enda sõnad asjaolude kohta. Ilmutuse raamatus sama Johannes kirjeldab erinevaid asju ja see on näha, et tulevik, see ei ole nagu ainulaadne asi siin, seal on ennemgi olnud ja ka tulevikul ka, kus inimeste südamed nagu lihtsalt nagu sulavad kartusest, nad on nii paanikas. Ja see paanika ei tohiks meid kunagi nagu rivist välja ajada ega pannud meid nagu kartma. Aga vaatame nüüd siis Johannese 14. peatükist. Jeesus ütleb niiviisi esimene salm, teie süda ärgu ehmugu. Juba kohe see näitab meile, et meil on võime, et majandada seda, mis toimub siin südames ja ka meeltes. Ja Jumal ütles selgelt niiviisi, Jeesus ütles, teie süda ärgu ehmugu. Kui see on üks asi, mis inimene ei saaks parata, siis Jeesus ei oleks aus andes meile nagu lihtsa käsu selle asja kohta. Meil on nagu võime tegelikult, ja eriti uuesti sündinud kristlastel, kellel on Jumala vaim meie sees ja jälle, sa võid öelda oma naabrile seal, ma ei tea, kes istub üksi, kes istub terve perega, aga ütle kellegile seal su suures toas, et suurem on see, kes on sinu sees, kui see, kes on maailmas. Teile mõni sekund öelda seda ja vaata teisele poole, ütle teisele naabrile ka samamoodi. Suurem on see, kes on sinu sees, kui see, kes on maailmas. Ja see on tähtis hoida selliseid asju silmis. Nüüd, see läheb edasi, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. See on see, nagu see vastupidine külg siis, et me ei ehmu ja me ei karda, vaid me vaatame siis Jumala poole, Jeesuse poole uskudes. Nüüd vaatame edasi 14. peatükis, vaatame siis salm 27 ja Jeesus ütles siin, rahu ma jätan teile. Ja see läheb edasi, oma rahu ma jätan teile. See on üleloomulik rahu. See ei ole inimlik rahu, see ei ole vanaema rahu, see ei ole mingisuguse riigi kuidagi kinnitus, et niipidi läheb asjad või mingisuguse nagu tervisehoiu kabineti poolt esitatud valjalase, vaid see ütleb siis niiviisi, et oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Ja siis, sest et maailma rahu, see tuleb ja läheb vastavalt, mis paistab talutav või mitte talutav ja
Rahu siis tuleb, kui asi nagu vaibub või mõni probleem läheb ära ja siis tuleb uus probleem ja inimene nagu jälle taas nagu samas kartuse seisus. Aga see läheb edasi, Jeesus ütles niiviisi, et mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab ja siis teie süda ärgu ehmu ja ärgu mingu araks. See nüüd on käsk, see on ka tema kinnitus, see tähendab, et see on Jumala plaan. Jeesus ütles, et kui sa oled mind kuulnud, siis sa oled isad kuulnud. Nüüd, selle mõttega korraks lähme tagasi ja vaatame lauludes, lihtsalt mõni lihtne asi siin ja vaatame võib-olla vaieldavalt kõige tuntuim laul. Taaveti laul on laul 23 ja me ei loe tervet laulu, ma arvan, et see on inimesed on teinud maalid sellest, nad on suured plakatid, kus see terve laul on. See on võib-olla kõige rohkem mainitud nagu sellistes asjades ta on. Aga me vaatame ühte salmi siin ja see ütleb niiviisi, et salm 4, kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja. Nüüd see ei tähenda isegi, et surm on ligi. Aga surma on nagu mingisuguse asja vari. See asi ei pruugi olla ligidal, aga see on natukene nagu teine nüanss. Aga vaatamata, mis on su ligi ja mis ei ole su ligi, Taavet väljendas seda asja niiviisi, isegi kui ma oleks sellises situatsioonis, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Nüüd vaatame nüüd edasi salm või laul 27 ja ütleb taas, väga sarnane. See ütleb niiviisi ja esimene salm. Jehova on mu valgus ja mu pääste. Keda ma peaksin kartma? Nüüd Taavet, ta oli tuttav sellega, teda oli nagu jahitud. Üks terve armee jahtis teda mõned aastad niiviisi ja see oli nagu väliselt üks ime, et ta üldse pääses, sest et nad ei olnud nagu mingid jobud, kes järgisid teda. See oli väga tark armee. Ja ometigi Jumal kaitses teda ja ta pidi leidma oma rahu Jumalas, isegi kui ta läks magama ja sellepärast isegi näeme selliseid laule, et kus ütleb niiviisi nagu näiteks laul 3, et kus ütleb niiviisi salm 6, ma heitsin magama ja uinusin, ma ärkasin unes, sest Jehova toetab mind. Ei karda ma rahva must tuhandeid, kes kõigi poolt on endid seadnud mu vastu. Nüüd, mõni inimene ütleb, et okei, ma ei karda armeed, aga vaata, kui keegi aevastab mu kõrval, siis kuidagi viisid nagu külmad värinad ja natukene paanikahood. Nüüd, esmalt sa pead aru saama, et suurem on see, kes on sinu sees, kui see, kes on maailmas. Mul meeldis üks väga huvitav lugu ühest tuntud jumalamehest aastaid tagasi, kus mustkatk oli levimas. Saad aru, see mustkatk ei ole mingisugune algajakatk. Kui väljendada seda asja niiviisi. Ta ei ole see, mis on praegu, ta on nagu vaevalt külmetus ja nohu võrreldes see mustkatt, mis oli Euroopas, mis tappis 3% Euroopa ära. Nüüd see oli alles katk. Ja see oli levinud ka Lõuna-Afrikas ja John G. Lake oli üks nendest, kes aitasid nagu laipasid ära viia ja see oli väga karm olukord. Ja lõpuks nagu mõned ametnikud ja riigiülemad tuli ta juurde ja ütles, et niiviisi, kas sa paistad nii nagu kuidagi viisi nagu rahulik kõige selle asja nagu sees, et kas sa üldse ei karda midagi? John G. Lake vastas lihtsalt selge sõnaga vastu, et kuidas ma saan kartusest, et Jumala elu on minu sees ja suurem on see, kes on minu sees ja ta esitas isegi nagu need tervise nagu meelevallakandjad või kes iganes nagu need ametnikud olid seal ja riigi esindajad ja teadlased. Ütles niiviisi, et kuule, võta see elav viirus või see bakter ja vaata, mismoodi see on kõik nagu liikvel nagu mikroskoopi all niiviisi. Ja siis ta ütles niiviisi, et vaata, mismoodi need viirused, need liiguvad ja mis seal toimub niiviisi ja siis pane siis selle tilgutiga, pane minu peopasale ja vaata, mis nendega juhtub. Ja siis tema käsi oli siis mikroskoopi all. Tilgutiga siis pandi seda viirust ja niipea, kui see puudutas tema kätt, surmvaikus. Kõik see asi, mis oli nagu täitsa nagu totaalselt liikvel, siis kõik nagu suri nagu hoobilt. Ja see on nüüd üks mees, kes saab aru, mis ta kannab ja kes me oleme.
Ta ei olnud keegi muu kui sina ja mina, selles mõttes, et Jumala vaim elas ta sees, nii nagu sina ja mina, ta oli kristlane nagu sina ja mina. Ja me peame aru saama, et need asjad ei ole määratud üldse, absoluutselt üldse nagu meid puudutama. Ma arvan, et see on tähtis mõista, võib-olla eelkõigest ja paneme selle asja niiviisi, pakendama seda asja niiviisi, et number 1, ära karda, sul ei ole vaja karta ja Jumal on jätnud oma rahu, Jeesus jättis oma rahu sinuga ja see on, mis pärast sul ei ole nagu vaja karta. Aga kui sa vaatad siin, et see ütleb niiviisi jälle Taaveti laul 27.1, et Jehova mu valgus ja mu pääste. Valgus tähendab, et ta suunab sind õieti ja ta päästab sind. Ta päästab sind rasketest olukordades. Nüüd, ma arvan, käesolevas situatsioonis mina just ei hakkaks nagu lakkuma trammi nagu seljatagused midagi, sa ei tea, kes see aibastas sinna peale, kes on nagu mustade kättega nagu sa ei taha kutsuda enese nagu peale lihtsalt üks selline nagu usuvõitlus lihtsalt niisama, nagu sa ei ole litsents lihtsalt, et rumalasti nagu elada, eks ole. Jah, kanna mõistlik meel endaga niiviisi ja kui seal on nagu üks hästi tihe rahvamass koos niiviisi, kui seal on hästi, vaata see ei ole protsendiliselt, see ei ole niiviisi, et see on nii palju inimesed on ära tapnud, aga protsendiliselt, mis see on hästi kiiresti nakkav. Ja seetõttu nagu ma arvan, et see on isegi mõistlik, et kes hoiab ära nagu suurtes rahvamassidest või nagu sa ei hakka võib-olla nagu kallistama lähedalt nagu mõned inimesed, kes just tulid nagu võrdselt, sa ei tea, kes nad on ja kust nad tulid, nagu sellised asjad. Aga ja pese oma käed, see on nagu elementaarne niikuinii. Vaata, isegi mustkat niiviisi, nad süüdistasid juute tollel ajal nagu keskajal. Aga mille pärast nad kui midagi läks viltu, nad süüdistasid juute, see on nagu 2000 aastat juhtunud niiviisi ja isegi varem. Aga mis juhtus sellel ajal, kolmandik Euroopa surid ära, aga juudid enamasti ei olnud isegi puudutatud sellest, sellepärast nad tulid kahtluse alla. Aga mis nende elustiilis oli teistmoodi, oli, et nemad juba traditsiooni ja nagu vaimuliku rituaalide pärast nad pesid oma käed ja see komme oli niiviisi, et pesta oma käed. Kui sa tuled väljast sisse, sa tulid poest ja tulid kaupadega sisse, pane oma kaubad kappi ja siis pese oma käed ära. See on nagu mõistlik asi teha, mitte lihtsalt praegu, see on mõistlik asi teha üldse. Ja nii edasi. Ja sellised asjad on lihtsalt targad. Aga kui Taavet ütles niiviisi, Jehova ta on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma? Jehova on mu elu võimas kaitse, mitte lihtsalt kaitse. Vaata, inimene võib kindlustada oma elu, jutumärkides kindlustus. Kindlustuse, kui hakata filosoofiliselt mõtlema selle asja peal, ta ei ole päris, ta ei kindlusta mitte midagi. Ta lihtsalt maksab tagasi, kui sa oled juba pihta saanud ja kahju kaotanud. Inimene kaotab oma auto ära või keegi sureb ära niiviisi, surmakindlustus, ta ei kindlusta surma, ta lihtsalt maksab kompensatsiooni mingi valemi järgi niiviisi inimene saab raha tasku sellepärast, et keegi suri ära, aga ta ei kindlusta. Teisest küljest Jumala sõna ja Jumal ise võib tõesti kindlustada sinu elu. Ja see ütleb niiviisi, Jehova mu elu võimas kaitse. Kelle ees ma peaksin värisema? Ja me lähme korraks nüüd õpetussõnadesse ja vaatame õpetussõnad 1. peatükk. Ja ma mäletan, kui kogudus oli hästi noor, aasta 1990. Mõned, kes vaatavad seda täna hommikul arvavad, et saurused liikusid sellel ajal niiviisi. Ei, need ei olnud saurused, see oli nüüd su ema, kes liikus seal ja tuli koosolekul või isa. Ja me olime hästi palju, kui ta oli keskkooli vanuses. See oli aasta 90, oli hästi paljud, kes tulid keskkoolist kohale, sai päästetud ja me jagasime hästi palju sellistest asjadest. Ja see kirjakoht oli üks selline lemmik tollel ajal. Ja see on esimene peatükk õpetussõnades ja salm 33. Ja see ütleb, aga kes mind kuulab, võib julgesti elada ja olla muretu. Ütleme kõik koos muretu. Vaatame naabri poole ja ütle muretu.
Vaata teised naabri poole ütlevad, et nüüd ma hoian silm su peal, sa oled muretu nüüd. On ju. Nüüd vaata, muretu on muretu. See ei ole kreeka keeles ühte asja, heebrea keeles teist asja, swahili keeles kolmandat asja. Muretu on muretu ja Jumal ei taha, et mure oleks osa sinu elust. Kui me kanname hoolt asjades, see on ise asi, nagu me muretseme endale leiba, nagu see väljend. See on natukene, minule ei meeldi see väljend, sest et see kuidagi nagu paneb ühte patta see mõte, et asjalikult korjata või toime tulla nagu asjaajamistega ja üldse nagu, et tuua elementaarseid toidusid ja mis tahes majja. Et see on kuidagi nagu sama sõna kui see, kui inimene päriselt tunneb mure, sest et Jeesus ütles, et me ei saa oma murega ühtegi künnet isegi nagu lisada oma pikkusele, see ei aita mitte midagi. Aga nüüd, õpetussõnad 1.33. Aga kes mind kuulab, võib julgesti elada ja olla muretu, kurja kartmata. Ega selgemat ei saa olla midagi öeldud meile. Ja meil on käesolev situatsioon siin, me võime lihtsalt julge olla, julgelt minna, julgelt tagasi tulla, julgelt teha, mis iganes meil on vaja teha, sest et Jumal ei lase need asjad vallutada meid. Ja kui peaks olema mingisuguses situatsioonis üldse, nagu gripid tulevad nagu kuskilt niiviisi, me peame aru saama, et need asjad ei kuulu sulle. Mu ema ütles mulle ühte lugu niiviisi, et Kennet ära võta midagi, mis ei kuulu sulle. Vanaema ütles samat asja. Jumal ütleb ka, ära võta seda, mis ei kuulu sulle. Haigus ja gripp ei kuulu sulle. Ära võta selle. Ära allkirjasta seda asja. Ära hakka kartma, mõeldes niiviisi appikene ma aivastasin. Ja nüüd sa hakkad vaatama Google'is nagu kõik need sümptomid. Äkki mul on see koroona ka niiviisi. Ainuke koroona, mis on hea, on see lauamäng. Mängi seda koroonat. Aga ära võta vastu mingisugune asi, mis ei kuulu sulle. Koroona ei kuulu sulle. Ja kui keegi aivastab, isegi kui see pritsib sulle näo täis, see on natukene vastik mõelda niikuinii, mine vannituppa kuskil, pese oma nägu ära seal ja sest et mitte hirmu pärast, lihtsalt vastikuse, lihtsalt et see on vastik, pese oma nägu ära, aga sul ei ole vaja päriselt karta midagi, sest et jälle suurem on see, kes on sinu sees. Hakka tunnistama enda üle niiviisi, et mina elan muretult ja ilma kurja kartmata, sest ma kuulen Jumala häält, ma olen kuulekas temale. So, vaatame siis laul 91. Nüüd, kui me räägime kaitsest ja nagu ükskõik, mis see kaitse on, kas see kaitse on nagu, et inimene, tal on nagu vaja, kui ta läheb reisima või kui ta, kui sa pead hästi tihti õhtul nagu jalutama mööda selle nagu parki nagu Balti jaamast üle tänava ja sa ei taha seda üksi teha, aga parakult sa oled üksi niiviisi. Ma tean, paljud inimesed on mediteerinud ja mõeldud hästi palju, tsiteerinud laul 91. Mõned loevad seda regulaarselt, kas või iga päev. Ma tean, mu vanemad, neil on nagu see harjumus, et hästi palju, kui mitte iga päev, siis nagu mitmed korrad nädalas. Ja see on väga hea kirjakoht. Mõned on pääsenud igasugustest, mõned aastaid tagasi kuulasid ühest lennuki avariist. Jumal pani ühe mehe südamesse, et toita ennast 91. lauluga 3 nädalat järjest, iga päev, mitmed korrad nagu päevas. Ja siis ta sattus lennuki avariisse. See oli hämmastav asi. See 3 nädalat hiljem lennuk hakkas alla minema, inimesed karjusid ja see oli nagu kohutav situatsioon. Ja samas, ainuke asi, mis suutis tulla tema suust, on, et inglid kannavad mind ja miski halba ei tule minule ja tsiteeris mõned osad nagu laul 91. Vaata, mis sa oled täis, kui surve tuleb ja pigistab sind, siis kui nagu hambapasta tuub, kui sa pigistad seda tuubi, sa saad kohe aru, on see hambapasta selles tuubis või on see kingaviks, on ju. Ja vaata, sinu elu, see on sisuliselt sama, et kui eluolud tulevad ja pigistavad sind ja sa leiad ennast tangide vahel, siis mis su sees on, see tuleb sust välja. Südame küllust inimene ju räägib.
So sellepärast on nii tähtis, et täita ennast, mitte hirmu ja propagandaga ja mõni inimene vaatab rohkem, praegusel ajal ta vaatab rohkem sellised propagandalik nagu uudist ja igasuguseid asju, mis panevad teda kartma ja muret tundma ja nad võivad isegi tsiteerida, mis teatud saatejuht ütles siin ja seal ja nagu ja ma ütlen niiviisi, mis mõttega, sellepärast, et sul on vaja täita ennast Jumala sõnaga. Sest vaatamata, mis toimub sinu ümber, kui sa oled täis Jumala sõna, siis läheb hästi. Kui see lennuk, seal toimus üks väga suur avarii, iga üks lennukis hukkus, välja arvatud see üks mees, ta jäi ellu. Ja see on huvitav, sellepärast ütleb, vaatame laul 91 hetkeks siin ja me vaatame võib-olla esimest 3 salmi esmalt, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib. See ütleb Jehovale. Nüüd jälle me saame aru siin, et kui me räägime kaitsest ja me räägime nagu Jumala varju all viibimisest, jälle üks võtmeasi siin, sa näed kohe, et see ütleb Jehovale. Kas sa ütled Jehovale seda sama? Kas sa ütled, vaata, mis see ütleb siin, see ütleb Jehovale, sina oled minu varjupaik, sina oled mu varjupaik. Kas sa oled öelnud seda Jehovale hiljuti? Kas sa oled öelnud seda Jumalale? Kas sa oled seisnud või põlvili olnud tema ees ja tõstnud oma käed ja ütled, et sina oled mu varjupaik? Sest et need asjad ei toimu automaatselt iga kord, lihtsalt sellepärast, et me oleme millalgi päästepalve teinud. Piibel ütleb ka, mu rahvas hukkub tunnetuse puudusel. Aga mis see tunnetus puudus on? See tunnetus on, kuidas elada korrektselt Jumala ees. Nagu kuidas õieti elada Jumala ees, et sa ei lähe raksu vaimsete seadustega niiviisi ja teed rumalaid asju, hakkad kartuse sõnu rääkima ja mitte ususõnu. See kartus on nagu magnet, see tõmbab halba su poole. Mis kartus sisuliselt on usk tagurpidi suunas. See on tagurpidi käik sees ja selle asemel, et uskuda, mis Jumal tahab, see kartus imeb enda poole nagu magnet. Asjad, mis tegelikult saatan tahab tuua või maailmas on niisama ja see võib isegi hoida ära. Sellepärast Jeesus ütles nii jälle ja jällegi, ta ütles nii, ärge karke, uskuge vaid. Ja kui mõtled, kui mitut korda Jeesus ütles ärge karke või inglid, kes ilmuvad, ärge karke. Ja samas, sest et kartus ei ole osa Jumala kuningriigis. See on saatana kuningriigi eripära ja sellepärast isegi Paulus isegi ütleb teine Timoteos 1.7, ütleb niiviisi, et Jumal ei ole andnud sulle arguse või kartuse vaimu, vaid väevaimu, armastuse vaimu, mis muide ajab välja kartuse, ja mõistliku meelevaimu. See ei ole mõistlik, et kristlane kardaks. See ei ole tark, see ei ole intellektuaalne Jumala majandussüsteemi ja tarkuse põhjal. Ta ei ole arukas, ta on rumalus. Ja sellepärast see ütleb niiviisi, et sina oled mu varjupaik. See ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus. Mu Jumal, kelle peale ma loodan. Nüüd ma julgustaksin teid. Öelge neid asju Jumalale. Vaadake Jumala poole, lihtsalt tõsta pilt taeva poole, niiviisi nagu Taavet ütles, ma tõstan oma pilt nagu kõrgele ja Jumala poole, kes toob mulle abi. Nüüd vaatame korraks 5 salmist edasi, vaatame 5, 6 ja 7. Ei sa siis karda ööhirmu. Ja see läheb edasi ja see ütleb niiviisi, ega noolt, mis päeval lendab. Sa võib-olla elad sellises rajoonis, ma tean, et isegi Lasnamäe pole selline rajoon, kus kuulid lendavad nagu iga 5 minutit. Mõned rajoonid maailmas on sellised, need on nagu päris ohtlikud kohad, et jälle ja peaaegu nagu, et tahad nagu kuulikindel vest nagu selga panna koos oma aluspüstiga hommikul nagu. Aga vaata, siin on väga huvitav asi, sellepärast, et tolleaegne nool on võib-olla tänapäevane nagu kuulid või mis iganes lastakse nagu automaatidest või mis tahes. Aga siin on selge sõnaga öeldud niiviisi, ei sa siis karda ööhirmu ega noolt, mis päeval lendab. Nüüd vaata, mis ütleb nii, salm 6. Ei katku, mis rändab pilkases, pimedas ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Ja see jätkab, see ütleb niiviisi, langegu 1000 su kõrvalt
ma tahan tuua nagu me ütleme inglise keeles reality check, natukene reaalsuse, me tšekkame natukene seda olukorda nagu reaalselt. Kas sa oled näinud oma silmaga, et seal on 1000 langenud su kõrval? Kas sa tunned isegi 1000 inimest isegi Järvamaal selle tõbega või mingisuguse haigusega siin praegu? Ei. Aga siin ütleb Piibel, langegu 1000 su kõrval ja 10 000 su paremalt poolt. 10 000, see on terve Paide linn. Langegu 10 000 su paremalt poolt sinu külge, see ei puutu. Lennuk läks alla, rahvas hukkus ja üks mees jäi ellu. Avariid juhtuvad maailmas, aga sa ei pea neid kartma. Ei ole ühtegi intsidenti niiviisi ka posttegude raamatus, kus keegi sai kuidagi kogemata, et keegi lõi tal nagu kuklasse nagu mingisuguse relva või kangiga või midagi niiviisi ja sai surma, et appikene, ma arvasin, see oli mu onu Ants, aga see oli apostel Paulus, vabandust. Sellist asja, seal ei ole killed by mistaken identity. Seal ei ole sellist asja, Jumal kaitseb sind ja Piibel ütleb isegi 2. Moosese raamat 20 ja 21, see osa seal, et Jumal ei lase. Ta kas laseb või ei lase ja kui inimene elab tema ees, sul ei ole vaja karta. Sa võid elada kurja, kartmata kogu lugu. Ja kui sa vaatad siis edasi, see 9. salm ütleb niiviisi, sest sina, Jehova, oled mu varjupaik. Vaata, nüüd jälle ta ütleb, sina oled mu varjupaik. Kõige kõrgem oled sina mu hing võtnud oma elu asemeks. Sa võid elada nagu Rahu tänav, Kastane tänav, Liiva tänav, mis tahes tööstuse tänav. Sa võid elada mingi aadress olemas, aga sa võid valida, et sa elad kõige kõrgema varju all. Ja see on tähtis. Kõige kõrgem oled sina mu hing võtnud oma elu asemeks. So see tähendab, et ükskõik, kas ma olen kodus, kas ma olen bussis, kas ma olen rongis, kas ma olen autos, kas ma olen lennukis, kes mu päris kaitse ja eluase on, see on Jumal ise. Ja salm 10 ütleb, ei taba. Siis tähendab, ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile. Halleluuja, sest ta annab oma inglitele sinu pärast kasu sind hoida kõigil su teedel. Nüüd, ma arvan, et see on tähtis lihtsalt, et hoida need asjad silmis ja ma tean mõned inimesed, kas või isegi tervise suhtes nüüd ka korraks, lihtsalt mõni kommentaar siin nagu lõpupool. Mõned suured Jumala tervendaja nagu evangelistid minevikust, F.F. Bosworth ja mõned, ta ütles niiviisi, et ma toidan ennast tervisekirjakohtadega vähemalt 5 minutit päevas. Sest et jälle, usk tuleb kuuldust Jumala sõna, mis on värske sinu sees täna, aitab sind täna. Kui midagi isegi kui sa õpetasid sel teemal 3 aastat tagasi, aga sa ei ole toitnud ennast selle asjaga, sa ei ole nii sama tugev sinu sees praegu, kui see oli võib-olla nagu mingi aeg minevikus. So sellepärast see on väga-väga tähtis võtta need kirjakohad, täita ennast nendega ja see täidab su sisemuse. Halleluja. Sest et vaata jälle, me võib-olla ei vaata seda, aga laul 105 ja 37 salm, et nad tulid Egiptusest välja 2 ja isegi 2-3 miljoni inimese vahel koos naiste ja lastega niiviisi. Nad tulid Egiptusest välja ja see ütleb, et ei olnud ühtegi põdejat nende keskel. Mis see tähendab? See on üks eeltähendus. See on vana testament, milles ei ole üldse auhiilgus võrreldes uue testamendiga, nagu ütleb 2 Korintlaste 3. Aga see tähendab, et me ei ole jõudnud selle auhiilguse taseme, me ei ole nagu uskunud või haaranud sellest kinni, mis meil tegelikult on. Ja nagu sa ei näe, et Jeesus oli nagu kodus nagu nohuga üks pühapäev, ta ei suutnud sinagooga tulla, niiviisi mäejutlus jäi ära, sellepärast, et Jeesus nagu ta on lihtsalt, saad aru, et need asjad ei kuulu sellele uuele loodule. Absoluutselt ei kuulu. So kui me toidame ennast Jumala sõnaga, me saame võimu üle nende asjade, mis on, ütleme nagu paistab, tervele maailma, need on nii karjuvalt loomulikud, et mis asja, et sa võid ilma selle elata või mis mõttes, et sa ei pea kartma katku, oleme reaalsed, see toimub, kõigile kunagi ei tea, blablabla. Ja umbes selline tekst läheb kogu aeg, aga nad ei tea, mis sina tead, nad ei tea, mis Jumal on oma sõnas öelnud. Nüüd selle mõttega korraks, kui sa vaatad 2. Moosese raamat ja vaatad 15 peatükk, salm 26,
Ja see ütleb siin niiviisi, kui sa tõesti, ja ta ütles, kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ühtegi ainuski neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Jehova, su ravija. So me näeme siin, et Jehova, tema ülesanne on, et hoida sind tervena. Ja kui sa vaatad millegi inimese või asjade poole rohkem kui Jumala poole selles seoses, see lõikab selle abi nagu läbi. Sa võid isegi, see ei tähenda, et sa ei või kunagi tablette võtta niiviisi, aga kui mina küll tablette isiklikult ei võta, sest et nagu ma ei näe vajadust, sest et Jumal on mu ravija ja ma olen üle selle nagu, ma ei pea elama niiviisi ja kui sa oled sellises situatsioonis mingi asja pärast, siis sa võid toita ennast niiviisi ja sa võid tasapisi koguda endale sellise julguse ja usu, et sa ei pea elama nagu maailm elab selle koha pealt. Aga tänane julgustus ei ole nii palju tervisest konkreetselt, kui see on lihtsalt, et me ei karda, vaid meie silmad on Jumala peal. Aga korraks üks asi siin veel, kui vaatad, kui me oleme juba teises Moosese raamatus 23. peatükis ja salm 25, see ütleb niiviisi, et te peate teenima Jehovat oma Jumalat, siis ta õnnistab su leiba ja vett. Vaata, sul ei ole isegi nagu vaja muret tunda niiviisi, isegi leiva ja vee üle niiviisi, sest et vaata, paljud asjad on saastatud nagu isegi asjad, mis ei tohiks olla, aeg-ajalt on. Ja et kartus isegi ei taba sind siis. Nüüd ma ei hakkaks nagu see olgi nagu mingisuguses nagu kohutavalt nagu mustast allikast meelega jooma, sest et Jeesus nagu ütles vaenlasele, ütles, et hüppa siit templi müüri pealt ära niiviisi. Jumal ütles, et ära kiusa oma Jumalat. On kirjutatud ära kiusa oma Jumalat. So me ei tee seda asja lihtsalt nagu nalja pärast, pulli pärast või et tõestada midagi. Aga me võime teada, et kus iganes me oleme, Jumal on see, kes kaitseb. Ja see ütleb, et ta õnnistab su leiba ja vett ja ma hoian tõve sinust eemal. Võta see südamesse täna. Ma hoian tõve sinust eemal. Ja julgelt mine poodi, julgelt mine, kus sul on vaja minna. Ja sa ei pea peitma ennast koopasse, kui võib-olla nagu riik ja viisakus on, ütleme nagu see, ma saan aru, et inimesed tahavad kaitsta ja sellepärast me ei ole isegi siin nagu koos täna. Mitte, et me ei saaks koos olla, aga näiteks võib-olla nagu see sama Reopalu nagu elamurajoon, nad mõtlevad, missugused inimesed need on, nad üldse ei hooli riigist ja tervisest ja nad ohustavad üksteist ja ohustavad meid ka, nad tulevad meie rajooni siin, äkki nad aevastavad meie põõsaste peale. Ma ei tea, mis nad mõtlevad, aga tunnistuse pärast me oleme ära jäänud ja tunnistuse pärast me üritame teha, mis on vaja teha. Pidiselt meil on, kui see asi nagu venib pikemaks, meil on vaja võib-olla moodustada, mis me niikuinii hakkame tegema, need rakugruppe, see niikuinii tuleb. Me oleme sellest juba rääkinud päris palju hiljuti. Aga meil ei ole vaja karta, sul ei ole vaja kramplikult elada, vaid ela välja see Jumal, kes sinu sees on. Et see suurem, kes on sinu sees, võtab võimu. Et see suurem, kes on sinu sees, see on see, kes kaitseb ka su meelt ja ka su ihu ja hoiab sind. Jumal õnnistagu teid täna ja las Jumala arm ja heldus ja rahu olgu teie peale tugevasti ja teadke seda niiviisi, et Jumal on teie poolt ja ka meie samamoodi. Halleluuja, Jumal õnnistagu teid. Head ja mõnusad pühapäeva, nautige üksteist ja ma loodan, et päike tuleb taas välja homme, ma ei tea, mis prognoos on, aga kui päike isegi on pilve taga, las see Jumala päike olla su südames ja armastage pereliikmed, tehke midagi mõnusat süüa, nautige üksteist ja võtame selle pühapäeva kui selline, nagu me oleme nagu lumevangis ja ei ole vaja majast välja minna ja tee midagi mõnusat koos perega. Jumal õnnistagu teid, kallid meie poolt. Jumal õnnistagu teid südamest. Amen.